Kruiisilaev vee Atlandi ookeanil isoleerituks pärast surmavat antaviiruse puhangut, mis jättis 3 inimest surnuks, reisijad kajutitesse lukustatuks ja meditsiinimeeskonnad ajaga võidu jooksma. Sel teisipäeval 2026 aasta 5 mail. Juhtumisse on nüüd kaasatud WHO, Roheneeme saared, Holland, Hispaania, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Ühendkuningriik. Sest MV Rondios, polaarekspeditsiooni laev, mis väljus Ushuaiast Argentiinas, jäi seisma Roheneeme saarte lähedale ega saanud luba maale tulla. See, mis algas reisina läbi Antarktika ja Lõuna-Atlandi ookeani saarte kaugemate piirkondade, muutus tõsiseks tervishoiukriisiks. Umbes 150 inimesega pardal ja õhus rippuva raske küsimusega. Kuidas haruldane viirus, mis tavaliselt on seotud närilistega, jõudis avamerel asuvale laevale? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardi järgi. Milson Alvese. Maailma Terviseorganisatsioon teatas, et hoiatus saadi 2 mail pärast seda, kui laevas ilmnesid rasked hingamisteede haigusjuhud. 4. maiks oli 7 kinnitatud või kahtlustatavat. Juhtu neist 2 laboratoorselt kinnitatud, 5 veel uurimisel. 3 surmajuhtumit, 1 patsient kriitilises seisundis ja 3 inimest kergete sümptomitega. Haigus ilmnes ajavahemikus 6–28 aprillini, algas palaviku, peavalu, seedetrakti sümptomite ja väsimusega. Kuid mõnel juhul arenes haigus edasi kopsupõletikuks, raskeks hingamisraskuseks ja šokiks. Olukord muutus pingelisemaks, sest antaviirusel ei ole viiruse vastu spetsiifilist ravi. Elusid päästab kiire abi, hapnik, intensiivravi ja meditsiiniline evakuatsioon, kui seisund halveneb. MV Rondios ei ole tavaline ranna- ja meelelahutuskruiis. Seda kasutatakse ekspeditsioonireisidel kaugematesse piirkondadesse, mille marsruut on viinud sellistesse kohtadesse nagu Antarktika, Lõuna-Georgia, Nightingale'i saar, Tristan da Cunha, Saint Helena ja Ascension. Laev väljus Ushuaiast 1. aprillil. Pardal 88 reisijat ja 59 meeskonna liiget vastavalt WHO andmetele. Need olid 23 erineva rahvuse esindajad reisil, mida reklaamiti kui äärmusliku looduse kogemust, kus sai jälgida linde, vaalasid ja eraldatud maastikke. Ja just siin peitubki murekoht. Võimud uurivad, kas nakatumine toimus enne pardale minekut Argentiina kaudu reisimise ajal või ekskursioonidel piirkondades, kus linnud ja närilised elavad koos looduslikes tingimustes. Esimesed ohvrid näitavad, kuidas kriis levis vaikselt. 70-aastasel hollandlasel mehel tekkis 6. aprillil palavik, peavalu ja kerge kõhulahtisus. Tema seisund halvenes kiiresti ning ta suri 11. aprillil laevapardal. Tema 69-aastasel abikaasal tekkisid samuti terviseprobleemid. Ta lahkus laevalt Saint Helenal ja viidi Johannesburgi, Lõuna-Aafrikasse, kuid suri 26. aprillil. Hiljem tekkis ühel briti mehel palavik, hingamisraskused ja kopsupõletiku tunnused. Ta evakueeriti Ascensioni saarel ja viidi Johannesburgi intensiivraviosakonda. 2. Mail suri pardal üks saksa naine, pärast seda, kui tal olid päevad varem sümptomid ilmnenud. Veel 3 kahtlustatavat juhtumit jäid laevale, samal ajal kui meditsiinimeeskonnad hakkasid reisijaid hindama ja proove koguma. Cabo Verde ei lubanud reisijatel laevalt lahkuda, sest kohalikku riski tuli enne igasugust vabastamist kontrollida. See otsus jättis laeva omamoodi sünget ooteseisu, samal ajal kui haigete evakueerimise surve kasvas. Holland hakkas ette valmistama raskemas seisus olevate inimeste meditsiinilist evakueerimist. Samal ajal teatas WHO, et teeb koostööd laevaoperaatori ja reisijate päritolu riikidega, et viia kõik turvaliselt koju. Ka Hispaania sekkus arutelusse, sest Kanaari saared kerkisid esile võimaliku sihtkohana uurimiseks, desinfitseerimiseks ja kontrollitud maabumiseks. Kuid Hispaania võimud ütlesid, et peatus ei pruugi olla vajalik, kui haiged eemaldatakse Cabo Verdes ja uusi juhtumeid ei ilmne. Kõige delikaatsem punkt on võimalik inimeselt inimesele levik. Antaviirus jõuab tavaliselt inimesteni nakatunud näriliste uriini, väljaheidete või süljega kokkupuutel. Eriti siis, kui saastunud osakesi hingatakse sisse suletud või räpastes ruumides.
kuid WHO arvestab võimalusega, et kaasatud variant võib olla seotud andide viirusega, mida on leitud Lõuna-Ameerikas ja mis on juba näidanud piiratud levikut väga lähedaste kontaktide vahel. See ei tähenda lihtsalt nakatumist nagu gripi puhul, kuid see muudab ettevaatusabinõude taset laeval, eriti nende inimeste puhul, kes jagasid kajutit, olid tihedas kontaktis või puutusid patsientidega pikemat aega kokku. WHO ise hindab üldsuse jaoks riski madalaks, kuid madal risk väljaspool laeva ei vähenda kiireloomulisust nende jaoks, kes on selle sees. Ja siin muutub juhtum lihtsalt turismi uudisest rahvatervise hoiatuseks. Isolatsioonis olevas laevas. Iga otsus peab tasakaalustama kahte asja, kaitsma maismaal olevat elanikkonda ja kiiresti evakueerima need, kes vajavad haiglaravi. Kui laev sildub kontrollita, võib riik luua uue nakkusahela. Kui vastus viibib liiga kaua, võivad haiged reisijad kaotada võimaluse arsti abile. Uurimine püüab endiselt vastata, kus viirus sisenes, kes olid lähikontaktis, kellega ning kas esimesed juhtumid olid nakatunud. Enne reisi või peatuste ajal kaugemates piirkondades. Asjalugu näitab, et see hirm ei tekkinud alles nüüd. 2019. aasta jaanuaris käsitles WHO juba hantaviiruse puhangut Argentiinas, Djibouti provintsis, kus esmane juhtum oli seotud kokkupuutega keskkonnaga ja hiljem inimeste ahelaga, kes osalesid ühel sotsiaalsel üritusel. Uurimine näitas võimalikku ülekannet inimeste vahel ja mitmeid epidemioloogiliselt seotud juhtumeid. Selles teavituses meenutas WHO, et hantaviirus võib põhjustada raske kopsusündroomi, mis areneb kiiresti hingamisraskusteks. Ja et viirusel oli varemgi piiratud leviku ajalugu inimeste vahel. Argentiinas ei teki MV Rondios seega tühja koha pealt. See puudutab Lõuna-Ameerikas tuntud haava, kus kokkupuude näriliste elupaikadega ja inimeste liikuvus võivad muuta haruldase kokkupuute rahvusvaheliseks kriisiks. Ka teised riigid on valusalt õppinud, et laevad võivad muutuda kriitilisteks punktideks, kui haigus ilmneb suletud keskkonnas. 2020 aastal pandi Diamond Princess Jaapanis karantiini COVID-kriisi ajal, kui 3711 reisija ja meeskonnaliikme seas tuvastati 712 positiivset testi. CDC aruande kohaselt hoiab CDC samuti kruiisilaevadel haiguspuhangutel silma peal. Especialmente gastrointestinais, sest laeval teatatud sümptomid aitavad kiiresti ohtu tuvastada ja rakendada kontrollimeetmeid. Erinevus seisneb nüüd selles, et MV Rondios ei seisa silmitsi tavalise gastroenteriidi puhanguga, vaid kahtlustatava hantaviiruse, haruldase ja raske haigusega, mille uurimine pole veel lõpule viidud. Nüüd on järgmine samm otsustav. Eemaldada rasked juhud. Testida kahtlustatavaid, tuvastada kokkupuute allikas ja määratleda asukoht. Ülejäänud reisijad saavad ohutult laevalt lahkuda. Operator Oceanwide Expeditions, WHO ja mitmete riikide võimud püüavad koordineerida lahendust, mis ei muudaks hirmu kaoseks ega ettevaatust mahajätmiseks. Laev on saanud sümboliks kriisile, mida on lihtne mõista, kuid raske lahendada. 3 inimest on surnud, teised on haigestunud. Reisijad ootavad karantiinis ja maailm püüab välja selgitada, kuidas haruldane viirus sattus ekspeditsioonireisile ja sundis kogu kruiisilaeva Aafrika ranniku lähedal peatuma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.